Ta ähädab kohtusse kaevata moslemitest mõjutajad, kes teda sellepärast kritiseerivad pärast seda, kui see mõjutaja jäi vahele tehisintellekti abil videote loomisega. Kõik need imelised fondid, mida ta juhib, et saaksid oma raskelt teenitud raha talle annetada. Aga ilmselt ei vastu ükski neist videotest tegelikult tõele. Ja nüüd, kui see pettus on päevavalgele tulnud, on ta kaamera ees paanikas. Siin on Lily J lugu, sõbrad. See on huvitav lugu. See mõjutaja nutab nüüd kaamera ees, sest ta jäi vahele tehisintellekti abil tehtud videote ja piltide kasutamisega, kus ta teeskleb heategevustööd ning isegi võltsis oma enda heategevusauhinna tehisintellekti abil. Ja loomulikult tegi tema reaktsioon sellele kõigele asja ainult hullemaks. Võib öelda, et meil on täna päris huvitav video. See mõjutaja kogus miljoneid jälgijaid, jagades oma usku ja heategevustööd. Aga nüüd inimesed kahtavad, kui palju sellest heategevustööst oli tegelikult päris. Aga Lily J, tema on internetis olnud juba pikka aega. Mõni aasta tagasi elas ta hoopis teistsugust elu. Ta töötas meelelahutuses, esines burleski tantsijana. Ta proovis alustada muusikukarjääri. Ja siis postitas ta sellist luksuslikku sisu, mis paneb sind mõtlema, et jah, see on lihtsalt tavaline mõjutaja kraam. Põhimõtteliselt kogu see usaldage mind, ma olen rikas mõjutaja algpakett. Aga siis äkki muutus kõik. Lily pöördus avalikult islami usku ja dokumenteeris peaaegu iga sammu oma teekonnast. Aga lisaks dokumenteerimisele manipuleerib ta inimestega, et nad seda kõike usuksid. Ta rääkis sellest, kuidas ta oli ateist ja võttis siis omaks uue usu, õppis palvetama, kandis hijaabi, luges Koraani ja julgustas ka teisi inimesi islamit avastama. Ja see on... Ma mõtlen, see on peaaegu nagu ta oleks aru saanud, et kui ma tahan kuulsaks saada, peaksin interneti suurimale inimrühmale pugema. Tead küll, islamistidele. Ja nii tehes saan ma nende arvelt raha teenida. Ütle lihtsalt, et tema sisu on muutunud huvitavaks. Kas sa teadsid, et Jack Sparrow Kariibi merepiraatide filmidest oli päriselus moslem? Nagu ma ütlesin, see on jama ja propaganda. Aga oodake, sõbrad, oodake. Tema enda sõnul aitas isegi ChatGPT tal usuotsingute ajal küsimustele vastuseid leida. Ilmselt kasutas ta seda lihtsalt niimoodi. Hei ChatGPT, mul on küsimus. Kuidas ma peaksin oma elu elama? Kas ma peaksin uskuma jumalasse? Kas ma peaksin olema ateist, agnostik? Ma tahan elada õnnelikku elu, lõbutseda, aga tunda ka eesmärki ja rahulolu. Palun ütle mulle ühe lausega ja sa pead valima ühe tee. Kui ma peaksin valima ühe tee, siis soovitaksin uskuda jumalasse islami kaudu, sest see pakub täisväärtusliku tasakaalu, õnne, eesmärgi ja igavese elu lootuse vahel. Wow, see on uskumatult propagandistlik, sest sa tead ju kindlalt, et ta ütles, kuule ChatGPT, ma küsin sult järgmise küsimuse ja tahan, et sa vastaksid täpselt selle lausega. Sest pole absoluutselt mingit võimalust, et ChatGPT soovitab inimestel islami usku pöörduda. See on lihtsalt valetamine. Ta lihtsalt valetab ja valetab ja valetab ja valetab ning see ongi lihtsalt valetamineks. Olgu. Paljud inimesed vaatasid teda kui kedagi, kes oli oma elu muutnud ja tahtis aidata ka teistel sama teha. Aga tema interneti identiteediga oli ka suur probleem, sest ta ei rääkinud ainult usust. Ei, ta esitas end ka kui kedagi, kes teeb humanitaartööd sellistes kohtades nagu Gaza, Uganda, Sudaan, Nepal ja teistes raskustes olevates riikides. Ja tema videotes oli näha lapsi, kes said toitu, riideid, koraane ja abi. Ta rääkis lastekodude avamisest, perede toetamisest, isegi ehitusprojektidest välismaal. Ja ta on asutanud midagi nimega Lily J Foundation. Sellel lehel on palju otsevideoid, mis tegelikult pole üldse otseülekanded. Jah, me räägime sellest veel. Aga veebilehel räägitakse orbudest hoolitsemisest, kaevude rajamisest ja nii edasi. Ja ma arvan... Pidage meeles, et ta nüüd kaebab inimesi kohtusse või ähvardab kohtusse kaevata neid, kes sellest räägivad, eks. Hoidke seda konteksti meeles. Pärast veebilehega tutvumist pean ütlema, et loomade ohverdamise osa pani mind küll kulmu kergitama. Nii et ilmselt ostad lihtsalt looma ja selle liha jagatakse siis lastele, aga ikkagi kummaline viis seda sõnastada. Aga sisuliselt palus ta inimestel uskuda, et nad näevad päris heategevust, mis teeb päriselt vahet. Ja just sellepärast muutuski see, mis edasi juhtus nii suureks skandaaliks, sest kui inimesed hakkasid lähemalt uurima, siis mõned neist videotest ei tundunud loogilised. Sest ilmselt ei pruukinud mõned neist emotsionaalsetest videotest üldse olemas olla. Nii et kõigepealt ABC Newsi kontrollijad otsustasid asja veidi põhjalikumalt uurida ja alguses olid need vaid väiksed asjad, mis ei klappinud. Ühes videos seisis Lily väidetavalt äsja avatud orbude kodu ees Aafrikas. Ta naeratab, teda ümbritsevad lapsed ja kõigi taga ripub hiiglaslik Lily J Foundationi bänner. See näeb välja täpselt selline südantsoojendav video, mis koguks internetis miljoneid vaatamisi, kuid ABC uurimise kohaselt oli siin suur probleem. Nad jõudsid järeldusele, et videos olev naine polnud tegelikult Lily. Nad väidavad, et see oli tema tehisintellekti abil loodud versioon.
olgu. mis on endsest juba probleemne, kas pole? aga jälle, asi läheb veel hullemaks. Esitab küsimuse. Kuhu see raha läheb? Mis siin toimub? Kas raha läheb lastele? Ma ei tea, aga mitte ainult see. Nad teatasid ka, et mõned taustal olevad lapsed ja isegi fondi bänner ise olid kõik loodud tehisintellekti abil. Ja see polnud lihtsalt üks veider video. Ei, ABC sõnul leidsid nad mitu näidet, kus näis, et Lily J Foundationi postitatud sisus oli kasutatud tehisintellekti. Teises klipis seisab Lily veoauto kõrval, mis peaks viima abikaasasse. Siin viipab ta suurele fondi logole, mis on veoauto küljel. Ja tundub, et plakat vilgub üle tema käe, mis on ilmselgelt visuaalne viga, mis enamasti juhtub ainult tehisintellekti loodud videotes. On väga harundane, et ma hoian oma kätt üleval ja mu autovaip taustal otsustab mu käe ees vilkuda. See lihtsalt ei juhtu. Olgu selguse huvides öeldud, ABC ei öelnud nii. See oli nutikas, sa tegid head tööd. Aga nad olid palju konkreetsemad kui see. Nad küsisid, kas tehisintellekti on kasutatud stseenide loomiseks, mis panid vaatajaid uskuma, et nad näevad tõelist humanitaarabitööd. Kui tegelikult osa sellest, mida nad nägid, oli lihtsalt, tead küll, tehisintellekti poolt loodud. Ja ilmselgelt, kui sa palud inimestel usaldada sind millegi nii tõsisega nagu heategevus, siis on see päris tõsine asi. See on väga tõsine süüdistus. Aga uurimine ei piirdunud ainult videotega, sest ajakirjanikud hakkasid uurima ka fondi ennast. Üks suuremaid väiteid Lily J Foundationi kodulehel oli see, et nad olid avanud Ugandas lastekodu. Ja siin nimetati lastekodu Ada Otanuriks ning selle kohta käiv sisu jättis mulje, justkui nad juba tegutseksid ja hoolitseksid laste eest. Kuid ABC võttis ühendust Uganda teenuste registriga, kust neile öeldi, et selle nimega lastekodu pole registreeritud. Lastekodu pidamine Ugandas nõuab valitsuse poolset registreerimist. Ametnikud ütlesid, et nad ei suutnud leida Ada Otanurit ega lastekodu, mis oleks registreeritud Lily J Foundationi nime all. Fond on samuti väitnud, et nad avasid kaasas pagarikoja, et pakkuda leiba ja toetust kohalikele peredele. Ja ma arvan, et paberil on see suurepärane idee. Kuid ABC teatas samuti, et nad ei suutnud pagarikoja olemasolu kinnitada. Nad ütlesid ka, et ei suutnud seda geograafiliselt tuvastada. Ja väidetavalt ütlesid kaasas töötavad humanitaarallikad neile, et nad pole kunagi kuulnud sellest pagarikojast ega Lily J Foundationist. Nüüd, konfliktitsoonides asukoha kinnitamine. Muide. Nagu tegelikult mõtlen, kuulake seda. Seda nimetatakse Lily J pagariäriks. Olgu. Ja nad ütlesid mulle, et tema projektid on ebamäärased. Lihtsad projektid, aga ebamäärased. Nad ei tea rahaallika kohta ja isegi nende projektide lihtsus pani mõned inimesed siin kahtlema nende niinimetatud Lily J Foundationi väärtuses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olgu. Nii et see mees suutis leida kellegi kaasast, kes ütles, et jah, sellist asja siin tegelikult ei eksisteeri. Nad ei tee siin midagi suurt, meil pole kindlasti suuri tehaseid, mis kõiki teenindaksid. See võib olla keeruline ja sihtasutus väitis hiljem, et nad ei avalda asukohti meelega, sest see võib kohalike partnereid ohtu seada. Kuid ABC vaatenurgast hakkas see muutuma mustriks. Lastekodu kohta käib väide, mida uurijad ei suutnud kinnitada. Pagarjäri kohta käivad väidet uuriti, kuid videoid, mis näisid olevat lihtsalt tehisintellekti loodud ja kujutasid taustal inimesi ning humanitaartegevust, ei suudetud kinnitada. Midagi on siin valesti. Aga siis... Aga siin on rohkemgi valesti, eks. Asi pole ainult selles, et mõned interneti mõjuisikud on aru saanud, et midagi on tehisintellekti poolt loodud ja nad kritiseerivad teda avalikult ning pole sellega rahul. Sul on siin korralik meediaettevõte, mitte et meediaettevõtteid alati usaldada saaks, aga nad uurivad seda asja ja leiavad, et see lugu pole õige, see lugu pole õige, see lugu pole õige ja see lugu pole õige. See hakkab juba probleemseks muutuma inimesed. Pidage meeles, me pole isegi veel parima osani jõudnud. Ajakirjanikud komistavad millegi veelgi pöörasema otsa, sest selle aasta alguses teatati pressiteates, et Lily J sai midagi, mida nimetatakse 2026 aasta Austraalia ülemaailmseks tipptaseme humanitaarjuhtimise auhinnaks. Kas keegi on sellest auhinnast kunagi kuulnud? Mina küll ei ole. Mitte, et see nüüd väga palju tähendaks, sest ma ei saa öelda, et ma Austraalia auhinnakaladest eriti huvitatud oleksin. Aga siin on ilmselt mõned fotod Lily J's seda auhinda vastu võtmas koos avaldusega, et ta oli selle tunnustuse üle tänulik, kuid tahtis, et tähelepanu jääks Gaza peredele. Ja uurijad hakkasid esitama ka väga lihtsat küsimust. Kes seda auhinda välja annab, sest ilmselt ei suutnud nad leida ühtegi tõendit selle kohta, et see auhind eksisteeriks väljaspool Lily J-ga seotud materjale. Nii et nüüd pole asi ainult selles, et ta teeb propagandavideoid, mis on valed, vaid sul on ka 1, 2, 3, 4, 5, 6 kindlad tõendid selle kohta, et Lily J-le meeldib lugusid välja mõelda. Ettevõtte nimega Real Media Group. Ilmselt oli Real Media Group avaldanud pressiteate, mis kuulutas välja selle auhinna, kuid seal oli ka Lily J märgitud üheks kaasasutajaks.
nii et selle humanitaarauhinna avalik tõend näis pärinevat ettevõttelt, millega ta väidetavalt seotud oli. Seejärel analüüsisid uurijad auhinnafotosid ise ning mõlemal pildil oli Google'i sünteetiline vesimärk, digitaalne märgis, mis sisuliselt ütleb maailmale, et tegemist on tehisintellekti loodud fotoga. Nii et minu küsimus siin on, mida me siin teeme? Miks üldse? Kui sinu auhinna kättesaamise fotod on tehisintellekti poolt loodud, hakkavad inimesed loomulikult kahtlema, kas auhinnatseremoonia üldse toimuski. Kui osa piltidest, videotest ja isegi reklaammaterjalist on väidetavalt loodud tehisintellekti poolt, siis kui palju sellest kogu loost saame me tegelikult usaldada? See kõik ajab mind lihtsalt hulluks, sest ma ei suuda kokku lugeda, mitu tundi olen veetnud tema videoid ja tema veebilehe videoid vaadates, püüdes aru saada, kas need on tehisintellekti poolt loodud või mitte. Igatahes, selline see on. See ongi kogu loo taust. Aga nüüd jõuamegi selleni, kus asi läheb huvitavamaks, eks? Jäi olukord on veelgi hullemaks läinud, ma ei liialda. Ta ähvardab nüüd kohtusse kaevata selliseid sisuloojaid nagu mina, kes sellest räägivad. Ta valab pisaraid. Ja oma avalduses väidab ta, et see kõik on tegelikult päris, ainult natuke on siin-seal tehisintellekti kasutatud. Ta kasutab tegelikult tehisintellekti, et ümber lükata süüdistusi, nagu oleks kõik olnud tehisintellektiga tehtud. Issand. See naine kogub läbi ja see teeb mulle rõõmu. Väidetavalt, olgu. nii, et kõik, kelle videod on pärast seda veel üleval, ma ootan, et te kustutaksite oma sisu ja avaldaksite avaliku vabanduse. Ma ei tee isegi nalja. Ja kui te ei tee seda... Meira ka ei tee seda, vabandust. Nii et... Ma nõuan teilt Allahi ees kohtupäeval vastutust ja samuti selles maailmas annan kohtusse laimamise, auteotamise, ahistamise ja autoriõiguste rikkumise eest. Kas sa jäid vahele? Sa näed natuke ärritunud välja. Me ei karda, mitte keegi meist ei karda. Vabandust. Hirmul. Jalad värisevad. Ta hakkab mind vastutusele võtma selle eest. Selle eest. Vanglast, jah? Kohtupäeval Allahi ees ja siin mind kohtusse kaevata. Ma arvasin, et ta räägib kristlastest sisuloojatest, kes sellele reageerivad, aga ilmselt ta ei räägi neist. Ilmselt paljude inimeste üllatuseks on need tegelikult moslemitest sisuloojad, kes teda ründavad ja siin mõningast rumalust paljastavad. See on tema nutmas kaamera ees, kuna ta saab vastulöögi oma enda kogukonnalt. Iga päev saan ma värskendusi selle kohta, mis Gazas toimub. Kõik hooned on hävitatud ja kokku varisenud ning igal pool on rusud. Ja ta ei tahate kogu selle valemeediat uskuda. Kõik, mida ma tahtsin teha, oli levitada islami sõnumit, jagada tõde, aidata inimesi ja seista rõhutute eest. Ja teie loobute kohe pärast ühte artiklit. Ausalt öeldes ei olnudki see artikkel see, mis mind kõige rohkem häiris. Mind häiris kõige rohkem moslemite reaktsioon. Te ei saa aru, kui palju rasket tööd selle kõige taga on. Ma poleks kunagi arvanud, et ütlen seda videos, aga tervitused moslemitele. Nüüd see, millele ta peamiselt vastu vaidleb, on see, et inimesed ütlevad, et heategevustööd ei tehtud. See ei ole probleem. Probleem oli selles, et sa väitsid, et sul on sihtasutus, mis ei olnud registreeritud mittetulundusliku organisatsioonina, mis tähendab, et puudub läbipaistvus ja sa kasutasid nendes klippides tehisintellekti, mida ta ise ka tunnistas. Kas mõnes sisus kasutati tehisintellekti? Lühikeses reklaamsisus oli väikseid tehisintellekti elemente, mille lõi meie turundustiim. See ei olnud kunagi mõeldud asendama tegelikku abi, mida osutatakse. Nii et ta tunnistab, et kasutas väikseid tehisintellekti klippe ja arvab, et probleem on selles, et inimesed püüavad tema tööd diskrediteerida. Aga probleem ei ole selles, et ta ei tee heategevustööd. Probleem on selles, et tal puudub luba ja ta pole heategevusorganisatsioonina registreeritud. Nii et siis läheb raha lihtsalt sinna, kuhu tema tahab. Ja kuidagi on ta suutnud kasutada tehisintellekti ja genereerida ühte asja teise järel, mis tegelikult ei ole tõele vastavad. Ma mõtlen, et ta ei kuulu ju ometi religiooni, mis usub avalikus valetamise õigustamisse nagu Takia puhul. See ei üllata meid. Aga asi ei ole tehisintellekti kasutamises. See saab tulevikus üha suuremaks probleemiks. Inimesed kasutavad tehisintellekti ja loovad võits asju ning sa ei tea, kus, kuidas ja kellele internetis annetada. Olgu, sellest võime teinekord rääkida, aga ma arvan, et see pole tegelikult see, mis inimesi ärritab. Ma arvan, et see, mis neid ärritab või vihastab, on see, et temast räägitakse pidevalt lugusid, kuidas ta avalikkusele valetab. Aga siin on veel midagi selle tehisintellekti teema kohta. Video alguses olen mina. Kui video alguses olen mina, saab see 1 000 000 vaatamist. Kui mind seal pole, saab see umbes 10 000 vaatamist. See on lihtsalt lihtne viis, kuidas rohkem tähelepanu saada. Aga öelda, et kogu töö on võlts ainult sellepärast, et video alguses on 8 sekundiks üks tehisintellekti klipp, kuidas saab öelda, et kõik on võlts ainult selle 2 sekundi pärast? See on üks hullumeelsemaid olukordi, millest ma kuulnud olen ja kogu selle asja kulg on olnud täiesti poeetiline. Aga tead,
ma ei tea ja ma ei usu, et kõik ütlevad seda ainult selle video pärast. Ma arvan, et auhind võib olla natuke probleemiks. ma arvan, et see, et seda Uganda kohta tegelikult ei eksisteeri, võib olla probleemiks. Ma arvan, et sulle ei meeldi, kui sind tabatakse. Aiuks sinu jaoks on internetidetektiivid natuke nutikamad kui see. Ja mingil hetkel, kui sa kogud üle kogu maailma inimestelt miljoneid, võib keegi kusagil märgata, et sa petad neid. Aitäh, et pöörasite tähelepanu proua Matsonile.